Head sõbrad ja Eesti noored, tere tulemast kodumaale. Mul on hea meel teid tervitada virtuaalselt ja muidugi kurb meel, et ma ei saa olla füüsiliselt teiega, sest suvi Eestis on väga tihe aeg, nagu te teate. Ta on puhkamise aeg ja ma parajasti ei viibi Tallinnas, aga seda enam loodan, et olete jõudnud siia sisse elada. Naudite seda programmi, seda ilma, mida Eestil on pakkuda. Eestis olemist, sest Eesti on, nagu president Toomas Hendrik Ilves kunagi vanasti ütles, metsmaasikas. Ta on pisike, aga väga-väga magus. Nii et tere tulemast tagasi. Mul on hea meel teile rääkida täna Eesti välispoliitikast. See seondub mu igapäevase tööga Välisministeeriumi kantslerina. Ja ma tahan kohe alustuseks öelda, et välispoliitika ei ole miski asi iseenesest. Me ei tegele välispoliitikaga sellepärast, et meile pakub välispoliitika huvi. Me ei tegele välispoliitikaga ausalt öeldes välispoliitika pärast. Me tegeleme välispoliitikaga selleks, et hoida Eestis vabadust. Ja lähtume arusaamisest, et vabaduse püsimiseks Eestis on vältimatult vajalik, et Eesti püsiks vabana. Ajaloos on korduvalt katsetatud teisiti. On olnud isegi inimesi, kellel on ajutiselt tundunud, et võib-olla on võimalik vabadust Eestis hoida, ilma selleta, et Eesti oleks vaba, ja iga kord aastasadade vältel on need eksperimendid lõppenud alati ühtemoodi. Ei ole võimalik hoida vabadust Eestis, kui Eesti pole vaba. Aga selleks, et väike riik oleks vaba, selleks on tarvilik, et rahvusvaheline keskkond tema ümber, see raamistik, mis riikidevahelistest suhetest, kokkulepetest ja reeglitest moodustub, et see maksimaalses ulatuses ehk isegi soodustaks meie vabadust minimaalselt, aga ei seaks sellele väljakutseid, ei takistaks vaba Eesti vabana püsimist. Me teame omaenda viimase 100 aasta loost nii neid juhtumeid, kui rahvusvaheline kord on soosinud, kui juhtumeid, kui rahvusvaheline kord on otseselt muutnud keerulisemaks Eesti vabaduse säilimise. Kui vaadata korraks tagasi sellele, kust me tuleme, siis 1991. aastal oma vabaduse taastanud riigina teadsime me, et peame võimalikult ruttu liituma NATO Euroopa Liiduga, selle laiema rahvusvahelise raamistikuga, mitte niivõrd sellepärast, et üks või teine organisatsioon eraldi võetult oli meie jaoks huvitav või kasulik, vaid just selle tõttu, et olles pool sajandit olnud ebaõiglaselt eemale rebitud Euroopast, tahtsime me nüüd teise võimaluse saanuna ent selle piltlikult öeldes laeva külge, mida Euroopaks nimetatakse, sedavõrd tugevalt aheldada, et mitte kunagi enam ei saaks see laev jätta meid kaldale maha. Mingu ta või põhja, aga ilma meieta ta enam ära ei sõida. See oli Eesti rahva üksmeelne hinnang, üksmeelne õppetund 20. sajandi katastroofidest ja üksmeelne poliitika, mis parteidest, kes võimul olid sõltumata, aitasid Eesti lõpuks 2004. aastaks nii NATOsse kui Euroopa Liitu ja 2012. aastaks kõige integreerunumaks Põhja-Euroopa riigiks. Me olime saanud liikmeks absoluutselt kõigest, mille liikmeks oli Eesti-sugusel riigil võimalik saada. Schengeni vaba liikumise alast, OECD-ni, OSCE-st, Eurotsoonini, kui oli olemas midagi, millest oli võimalik astuda, Eesti sinna oli astunud ja 2012. aastaks ennast ümbritsenud turvavõrgustikuga, raamistikuga, mille mõte oli anda ennustatavus, stabiilsus, turvalisus meie vabadusele. Aga maailma ajalugu ei lõpe. Ta ei tee tegelikult isegi mitte pause, kuigi mõnedele võib tunduda, et ta teeb ei 90. Euroopas või 2010. meie jaoks ei tähistanud perioodi, mil võisime minna loorberitele puhkama, sest ajaloo kõik väljakutsed olid edukalt seljatatud. Vaadates täna selle maailma, mis meie ümber on, näeme me eelkõige väljakutseid, muresid ja ohtusid. Need on oma olemuselt globaalsed, sest see maailmakord, nende reeglite ja kokkulepete süsteem, mis paljuski Ameerika Ühendriikide poolt peamiselt pärast teist maailmasõda loodi, see maailmakord, mille organisatsioonide ja kokkulepete liikmeks me pärast 91. aastat nii väga pürgisime, see maailmakord on kas läbi saamas või läbi saanud sõltuvalt vaatleja optimismi või pessimismi määrast. Selle maailmakorda neid reegleid ei eksisteerinud kunagi perfektsena. Me teame seda. Ka siis, kui ÜRO harta kokku lepiti, oli suur osa tänaseid maailma riike mitte vabad. Ka siis, kui lepiti kokku rahvusvahelise õiguse põhilised printsiibid, ei olnud Eestit vaba riigina vabade riikide reas, kuigi de jure enamus neid kokku tulnuid meie illegaalset okupeerimust ei tunnustanud, oli de facto meie vabadus siiski rünnaku all, de facto viidi siin meie maal läbi kuritegusid meie ja teiste vastu. Niisiis teame meie ise paremini ehk kui paljud teised maailma rahvad,
mida tähendab erandiks olemine muidu reeglitel põhinevas maailmas, kuid ometigi olid need reeglid olemas, vaatamata neile eranditele ja nagu teada, erandid kinnitavadki reegleid, andsid need reeglid mingisuguse stabiilsuse, ennustatavuse ja turvalisuse Eesti-sugustele väikeriikidele. Me näeme täna maailmas 3 olulist trendi, mis seda 20. sajandi teisel poolel eksisteerinud ja 21. sajandi alguses veel kestnud maailmakorda ründavad. Kõigepealt muutub tehnoloogia ja tehnoloogia muudab nii seda, kuidas me inimestena teineteisega suhtleme, kui seda, kuidas me tööd teeme. Need muutused saavad olema raputavad, mastaapsed. Viimane kord, kui muutus korraga nii see, kuidas me töötame, kui see, kuidas me teineteisega informatsiooni vahetame, juhtus see 19. sajandi teisel poolel, mil sai alguse esimest korda tegelikult kaasajal massimeedia, võimaldades uudiseid viia kiiresti miljonite inimesteni ja Euroopast Inglismaalt täpsemalt alguse saanud industrialiseerimine tõi miljonid inimesed maalt linna, millega kaasnes terve rida uusi ootamatuid sotsiaalseid probleeme, otsiti neile uusi lahendusi, puhkesid vaidlused, mis tõid kaasa täiesti uued ideoloogid ja kõige selle lõpptulemina raputus ühiskonna korraldus sellisel määral, et 100 aastat hiljem, 20. sajandi keskpaigaks, pärast seda, kui inimesed olid maha pidanud nii esimese kui teise maailmasõja, oli toonane üldlevinud valitsemisvorm absoluutse monarhia näol kas täielikult muundunud või ajaloo prügikasti kadunud. Niisiis vaadake korraks enda ümber, mis muutub. Tehnoloogia arenguga, tehisaru areenile astumisega, kindlasti see, kuidas me töötame, ja juba aastaid sotsiaalmeedia meeletu kiirendi tulemina, see, kuidas me inimestena teineteisega suhtleme. Kui me keegi ei oska täpselt ennustada seda, kuhu need muutused välja viivad, siis ometi võime nähtavasti inimestena nõustuda, et oleme pigem nende muutuste alguses kui lõpus. Ja kui nüüd ajalugu on mingisugunegi ennustaja, siis see turbulents, mis iseloomustab demokraatliku maailma, see traditsiooniliste keskvälja parteide, aga ka laiemalt meie ühiskonnakorraldust raamivate institutsioonide nõrgenemine, mis iseloomustab pea kõiki demokraatlikke riike, ei ole mitte juhuste kokkulangemine, kus samasugusel ajal või samal ajal samasuguse probleemistik erinevaid riike mõjutab. See kõik on peegeldus sellest suurest muutumisest, mis tehnoloogia valdkonnas aset leiab. No muidugi ei muuduta see muutus ainult demokraatlikke riike ja usun, et pikemas perspektiivis on demokraatia endiselt kõige suutlikum, kõige parem valitsemisvorm peamiselt sellepärast, et ta on paindlik. Küll raputab see muutus ka autoritaarseid maailma riike, aga raputus kui selline on tõenäoliselt mitte vaidlustatav. Teiseks, kui veel mõned aastad tagasi arutleti ekspertringkondades selle üle, kas Ameerika Ühendriigid, kes selle 20. sajandi teisel poolel ja 21. sajandi esimestel kümnenditel kehtinud reeglite põhise maailmakorra rajanud oli, soovib enam seda maailmakorda üleval pidada või kas ta jaksab seda maailmakorda enam ülal pidada, siis tänaseks mulle tundub, on need vaidlused selja taha jäänud. Ühene hinnang on ei vist enam päris sellisena ei soovi ja võib-olla isegi enam ei suuda. Peegeldus sellest on Ameerika Ühendriikide endi viimases ametlikus riikliku julgeoleku strateegias, mis kirjeldab maailma hoopis teistsugust keelt kasutades kui see keel, mida me oleme harjunud Ameerika Ühendriikidest kuulma viimasel enam kui 70 aastal. Kui aga see, kes korra lõi, teda enam üleval pidada ei taha, tuleb vaadata, kas on äkki keegi teine, kes selle korra sellisena, nagu ta seni kehtis, üle võtab ja oma jõuga teda edasi tagab. No vaadates korraks neid riike, kes 21. sajandi maailmapoliitikat tõenäoliste liidritena kujundama hakkavad, siis tuleb nentida, et valdav enamus neist on oma positsiooniga, oma asendiga selles maailmakorras üksjagu rahulolematu. Neile tundub, et neil ei ole seda positsiooni otsuseid tegevates organites, mis neil nende nüüd tekkinud kaalu arvestades olla võiks. Ja seetõttu tuleb pigem hinnata ebatõenäoliseks seda, et 21. sajandi uued jõukeskused selle 20. sajandi korra lihtsalt üles korjavad ja oma õlgadel 22. sajandisse viivad. Pigem tahavad need näha mingisugust muutust. Muutust kas siis evolutsiooniliselt, reformides ÜRO teisi maailma korda raamivaid organisatsioone, kirjutades ka uusi reegleid,
või siis revolutsiooniliselt visates selle, mis seni olnud, lihtsalt minema ja asendades ta uuega. Igal juhul siingi tuleb nentida, et muutused on pigem nende alguse faasis kui lõpufaasis ja raputus, mis seni meile osaks saanud, on kahvatumas selle kõrval, mis ees ootab. Niisiis need organisatsioonid, reeglid, ÜRO, rahvusvaheline õigus, selle alusprintsiibid ei ole tingimata enam sellisel määral kehtivad, nagu meile 1991. aastal maailma areenile tagasi tulles võis tunduda. Ja kolmandaks on selline maailmakord ja täpsemalt Euroopa julgeolek loomulikult otsese sõjalise rünnaku all Ukrainas, kus Vladimir Putin pole muutunud mitte ühtegi neist eesmärkidest, mis ta sinna sõtta viis. Ei, asi ei ole mõnedes sadades ruutkilomeetrites Ukraina territooriumist. Võitlus ei käi territooriumi pärast, kuigi kindlasti ka territooriumi pärast. Võitlus käib millegi kaugelt põhimõttelisema üle. Selle sõja juurpõhjus on Vladimir Putini suutmatus leppida Nõukogude Liidu lagunemisega ja soov ajaloo ratast tagasi keerata aega, mis võimaldas ühel suurel Moskvast domineeritud maismaa impeeriumil eksisteerida, oma naabrite üle domineerida. Ja ta tahab Ukrainat, kogu Ukrainat, kuid mitte ainult Ukrainat. Tema järgmine eesmärk on Euroopa julgeolekuarhitektuuri fundamentaalne pea peale pööramine ja oma läänepiiridele enesele puhvertsooni loomine, nõnda nagu kõik maailma ajaloos eksisteerinud maismaa impeeriumid seda soovinud on. See puhvertsoon koosneks muidugi ka meist. Järelikult ei ole meie jaoks küsimustki. Eesti välispoliitika, Eesti julgeolekupoliitika, prioriteet number 1, aga ka prioriteet number 2 ja prioriteet number 3 on Ukraina ja seda mitte Ukraina pärast või vähemalt mitte ainult Ukraina pärast. Kui minu eelkirjeldatud muutus maailmas tõesti aset leiab, siis ei pea meie mitte hirmust kägarasse tõmbununa kusagil voodi all kartma, vaid kainelt mõtlema, mida soovime uude ajastusse, algavasse ajastusse vanast kaasa võtta, mis aga kindlasti vanasse maha jätta. Ma pakun teile, et Eesti jaoks kõige olulisem on, et 21. sajandi järele jäänud kümnendite rahvusvahelist elu raamiksid 2 põhimõtet. Territoriaalse terviklikkuse põhimõte, kus riikidel ei ole lubatud muuta oma naabrite piiri relva jõul, ja teiseks muidugi suveräänsuse põhimõte, kus ise otsustamise õigus ei ole reserveeritud vaid suurtele, vaid tuumarelva omavatele, vaid ÜRO Julgeolekunõukogusse või mingisugusesse tuleviku maailma otsustajate klubisse kuuluvatele riikidele, vaid ka meiesugustele väikestele, kes tahavad samamoodi olla vabad. Niisiis territoriaalne terviklikkus ja suveräänsus, mis mõlemad on Ukrainas otsese rünnaku all. Kui te kuulete Eesti riigijuhte rääkimas sellest, kuidas meie toetus Ukraina territoriaalsele terviklikkusele ja suveräänsusele on vankumatu, siis loodan, et saate aru, et me ei räägi pelgalt Ukraina piiridest või Ukraina vabadusest. Me räägime esmajoones enda piiridest ja enda vabadusest. Sest kui selle sõja lõpuks leiame end olukorrast, kus maailma riikide enamus või kitsalt võttes Euroopa on aksepteerinud de facto sõja tulemina situatsiooni, kus Venemaal on õnnestunud muuta oma naabrite piire või antud juhul naabri piire relva jõul või aksepteerime de facto olukorda, kus Venemaal on õnnestunud sundida oma naaber andma ära osa oma vabadusest, näiteks õiguse valida endale liitlaseid, siis öelge mulle, sõbrad, mis hoiab tagasi neid nõudmast sama siin? Ei, mõned asjad maailmapoliitikas on vaatamata kõigele siiski mustvalged. Territoriaalne terviklikkus ja suveräänsus kas kehtivad aluspõhimõtetena või on nad lihtsalt õõnsad avaldused mingisugustel paberitükkidel, millel tegelikku poliitilist kehtivust ei ole. Niisiis pole muutunud Putini eesmärk Ukrainas, aga pole muutunud ka meie eesmärk. Euroopa otsustatakse ju lõpuks sealsamas Ukrainas. Sest territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse printsiibid pole mitte olulised lihtsalt neile Euroopa riikidele, kes asuvad Venemaa piiridel, nagu seal oleme meie või Soome või Läti või Leedu. Need printsiibid on olulised ka ülejäänud Euroopale, nad on olulised, ausalt öeldes eluliselt olulised selle Euroopa idee õnnestumiseks,
mida Lääne-Euroopa pärast teist maailmasõda ja Ida-Euroopa pärast seda, kui vabadus meil taastunud oli, kultiveerinud on. See Euroopa, mida me üritame ehitada, ei ole ajaloos esmakordne katse kontinenti ühendada. Kontinenti on üritatud ühendada ka varem teistel meetoditel, aga ta on esmakordne katse ühendada meie maailmajagu ja seda mitte ühe domineerimise alla ja mitte jõuga, vaid ühendada meie maailma nagu nõnda, et Euroopa erinevad eriilmelised kultuurid, rahvad ja riigid säilitavad oma vabaduse, kuid ühinevad teatud põhimõtete alusel. Mis on need põhimõtted? No kõige suuremas üldistusastmes need põhimõtted ongi ju mingisugused õigusriiklusest tulenevad printsiibid, millede nurgakivid on territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse austamine. No sinna võib veel lisada õigusriiki ja demokraatiat puudutavaid põhimõtteid, õigust vabalt indiviidina ennast teostada, kuid kõik see on ju mittekehtiv, kui territoriaalset terviklikkust ja suveräänsust käsitletakse vaid õõnsa sõnakõlksuna mittekehtivates ajaloolistes ürikutes. Niisiis ei ole Euroopa antud juhul ja minu praegust sõnavõttu silmas pöörades mitte lihtsalt ega isegi mitte peamiselt geograafiline termin. See on ideoloogiline termin. See tähistab ühte ideed, mille alusel võib Euroopat ühendada, kuid tuleb aru saada, see ei ole ainukene idee Euroopast. Venemaa kultiveerib teistsugust ideed Euroopast. Ja need kaks Euroopa ideed põrkuvadki täna Ukrainas. Kas impeeriumide Euroopa, kus suured domineerivad väikeste üle, otsustades ise, kas väikesed tohivad olla vabad mitte pelgalt riikide ja rahvastena, vaid kas nad ka eksisteerivad. Või see Euroopa, mida lääs alates teise maailmasõja lõpust ja meie siin alates oma vabaduse taastamisest arendada oleme üritanud. Saab olla kas üks või teine, mõlemad korraga, mitte mingil juhul. Täna peetakse neid lahinguid Ukraina territooriumil Ukraina pärast, kuid ärge arvake, et selles sõjas otsustatakse vaid Ukraina saatus. Ja kindlasti Ukraina saatus, aga ausalt ka Venemaa saatus, sest Ukrainata pole Venemaa impeerium, vähemalt mitte mõjukas impeerium. Aga seal samas Ukrainas otsustatakse ka Euroopa saatus, pannakse paika see, kas see idee Euroopast kehtib, kas tal on elujõudu või mitte, sest kui me ebaõnnestume oma kõige põhilisemate printsiipide kaitsmisel omaenda tagahoovis siinsamas Euroopas, siis milline on meie tõsiseltvõetavus kaugemates piirkondades, Lähis-Idas või Aafrikas, Ida-Aasias, maailma asjade ajamises. Aga Euroopa on meie jaoks eluliselt oluline. Meie jaoks, Eesti jaoks eluliselt oluline. Sest üleüldises maailmakorra murenemises, perioodis, mida iseloomustab turbulents, mida kannustab tagant tehnoloogia muutumine, mida iseloomustab suurriikide hoopis uut moodi konkurents. Selles maailmamere mäslemises on meil tarvis turvakodu, raamistiku enda ümber, paati, millega nendel meredel sõita ja selleks paadiks on Euroopa. Ja mitte geograafilise terminina, vaid sellesama poliitilise mõistena, millest ma ennist rääkisin. Nüüd, olles rääkinud Euroopast, ei arva ma loomulikult, et Euroopa oleks perfektne. Vastupidi, ma arvan, et meie eurooplastena peame olema eesmajoones need, kes Euroopat kritiseerivad, aga mitte pahatahtlikult, vaid selleks, et muuta Euroopat paremaks. Euroopa ise ka täpselt ei tea, pole kunagi teadnud, kas tee, mille ta nende ette võtnud, on õige, kas ta saavutab sellel teel edu. Kui olla rahul sellega, millisel määral ja millise suunaga on Euroopa riigid panustanud Ukraina toetamisse, oma enda kaitsevõime arendamisesse, siis ometi tuleb olla rahulolematu selle tempoga, millega Euroopa seda teinud on. Miks? Sest endiselt on kõhkluseid, endiselt on kahtluselt, endiselt ei teata, kas see ikka on õige, mida me teeme. See on normaalne, see on demokraatial ise omane. Neid vaidluseid peetaksegi ühiskondade sees demokraatlike riikide vahel. Aga ma tahan teile kõigile öelda, et Eesti ei ole oma püüdlustes, oma Euroopa nägemuses, oma veendumuses Ukraina olulisusest sugugi mitte üksi. Vaatame lähemale meie ümber. Põhjala ja Balti riigid. Need 8 Põhja-Euroopa demokraatiat, mis on aegade jooksul olnud teineteise suhtes skeptilised, ei ole kunagi varem olnud sedavõrd üksmeelsed, kui me oleme täna. Meid on kokku 8 riiki, maailma majanduse suuruselt 9. majandusliku jõujagu, umbes 30 miljonit inimest. Ja kui vaadata küsimusi, mis tegelikult on olulised, ma mõtlen suuri küsimusi, strateegilisi küsimusi sellest, kus kohast tuleb oht
ja mida tuleb selle ohu vastu teha, siis ei ole meil 8 Põhja- ja Balti riigil mitte ühtegi erimeelsust ka meie sõprade poolakate või meie sõprade sakslastega. Läänemere äärne riikide grupp, mida Poola välisminister Radek Sikorski on tabavalt nimetanud uueks Põhjalaks, on põhiküsimustes samameelsem, kui ta kunagi varem olnud on. Kamba peale on meid kokku üle poole Euroopa majanduslikust kaalust. Ja kui juurde võtta veel ukrainlased, siis on meid ka üle poole Euroopa rahvastikust. Lihtsalt näitena. Lihtsalt nimetades riike siit meie lähedusest. See ei ole ainuke grupp riike, kes on samameelsed. Võiksin nimetada veel hulganisti Euroopa riike, kellega seda samameelsust, mida me naudime täna, pole olnud ajaloos mitte kunagi varem. Me ei ole üksi. Riike, kes saavad maailma asjadest täna meiega samamoodi aru, on rohkem kui kunagi varem Eesti iseseisvuse jooksul. Kaasa arvatud esimese iseseisvusperioodi jooksul. Meil on sõpru, me teame, mida tuleb teha. Me pingutame kogu hingest. Ei, mitte ainult selle nimel, et saavutada Ukrainas õiglane rahu, kuigi muidugi esmajoones selle nimel, vaid ka selle nimel, et see rahu, mis saavutatakse, ka püsima jääks. Et see rahu tagaks vabadust Euroopas, annaks meile julgeoleku garantii Vene imperialismi eduka naasmise vastu, oleks aluseks meie majanduslikule õnnestumisele järgnevatel aastakümnenditel, sest Ukraina ülesehitus kahtlemata üks suurimaid majandusprojekte, mis sajandi jooksul toimub on, et see rahu püsima jääks ja kindlustaks nõnda ka rahu Eestis. Teie kõik olete meie suursaadikud, meie esindajad. Ma julgen seda väita täie kindlusega, sest olete siin. Olete võtnud vaevaks reisida koju. Meie välisteenistus on pisike. Meid on kokku alla 700 inimese. Seda ministrist autojuhtideni. Kõiki Eesti välis- ja julgeolekupoliitikaga tegelevaid ametiisikuid kokku võttes on meid ehk 1000. Kaitsta tuleb meil reeglite põhist maailmakorda. Igal pool. Territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse printsiipe igal pool. Vaielda tuleb rahvusvahelise õiguse keeles, aga ka poliitika keeles, ka majanduse keeles. Absoluutselt igal pool. Väikesele riigile on see päris suur koorem. Väikesele ametnikkonnale seda suurem. Sellepärast tahangi ma teile öelda, et teie olete osa meist. Meie sõnumi kandjad. Selle sõnumi võimendajad. Ma ei palu teil, et te esitaksite suhtluses oma sõprade, kolleegide, perekonna või töökaaslastega Eesti Välisministeeriumi jutupunkte. Teate, ausalt öeldes ma isegi ei palu teid, et te kaitseksite Eestit, kuigi olen tänulik selle eest, kui seda teete. Ma palun, et te kaitseksite esmajoones vabadust ja sellist maailma, mis väikeriigi vabadust soosib. Sest ärge unustage ajaloo õppetunde. Maailma ajaloo katastroofid, mille käigus vabadus jalge alla trambitakse, mõjutavad võib-olla esmajoones väikeseid, kuid lõpuks mõjutavad nad kõiki. Keegi ei jää puutumata. Siin Euroopas teame seda ise paremini kui kusagil mujal. On mõned Pandora laekad, mis peavad jääma suletuks. Agressioon riikide vaheliste suhete tööriistana ei tohi õnnestuda. Ja seda mitte ainult väikeriikide huvide pärast. Niisiis, kas te tulete suurest riigist või väikesest riigist? Kas te olete poliitiliselt aktiivne või mitte aktiivne? Vabadus on miski, mis on sama palju teie huvides kui minu huvides. Aidake siis meil seda vabaduse ideed hoida, seiska vastu katsetele muuta see kõik küüniliseks vahetuskaubaks. Ärge lubage endale öelda, et peate aktsepteerima musta, selle tõttu, et maailm pole mustvalge, on küll. Kui teile proovitakse serveerida musta, siis just nimelt mustvalge see maailm on. Valige valge. Ja me saame hakkama. Sest meil on teadmisi, meil on jõudu, meil on sõpru ja ausalt öeldes
pole meil ka valikut. Aitäh teile! Mul on veel kord hea meel, et olete Eestis. Loodan, et naudite programmi, mis on teile kokku pandud ja ärge mingil juhul meile kellelegi võõraks jääge. Aitäh!